Miks olla õpetaja? Sellele suurele küsimusele, nagu sa ütlesid, on hästi palju vastuseid. Aga minu vastus küsimusele, miks olla õpetaja, on see, et õpetajana on väga lihtne midagi muuta. Minu arust õpetaja olla on igati selline rõõm selles mõttes, et sa saad igipõliselt noortega koos areneda, õppida, elada täna just siin ja praegu. Ja see vahetu kontakt noortega ja see kohene tagasiside, see on see, mille nimel tasub kooli minna ja mis lööb silma särama. Et õpetaja olla minu jaoks. See küsimus sai vastuse hiljem. Ma isegi ei teadnud, mille pärast, miks mul seda vaja on. Vahest elu nõuab seda. Keegi kutsub sind, mind kutsuti. Ma ei olnud selleks ise valmis. Aga uued põnevad väljakutsed, need on minu teema ja toetus, millele see ka põhines, see, miks ma selle ameti nüüd olen valinud endale, on pere ja sõprade ringis, sest nemad uskusid minusse rohkem, kui ma ise endasse uskusin. Ma arvan, et õpetajaks olemine on midagi sellist, et sa saad nagu endas sellise märgi maha jätta või sa saad midagi hästi suurt ära teha, midagi hästi tähenduslikku. Et mina ise isiklikult olen klassiõpetaja. See on minu meelest nagu väga suur selline vastutus, aga samas käge asi, mis sa saad teha, et sa saadki selle noore inimese vundamendi laduda, millega ta oma ellu edasi läheb, et sa saad seda inimest kujundada, sa saad teda arendada ja teda sinna teele saata. Ja see on ju hästi oluline, mida esimene õpetaja nende väikeste inimestega teeb, et nad ka tahaksid päriselt õppida ja nad oleksid ka motiveeritud edasisest teekäigust. Et see on hästi äge, kui sina saad see inimene olla. Ja ma arvan, et sellepärast ma olengi ise sellise tee valinud. Olles kunstnik, ma näen suure puuduse hariduses selles valdkonnas, et inimestel tulles välja koolist tavaliselt on suur teadmiste puudus ja huvi kunsti vastu üldse, nagu eriti kaasaegse kunsti, sest inimesed ei mõista, kuidas seda vaadata ja kardavad seda, mida nad ei tea. Ma loodan, et minu väike panus aitab sellele, et lapsed on rohkem avatud kunstile. Ma loodan, et kool toetab minu tungi viia need päris galeriidesse ja tutvuda need kaasaegse Eesti kunstnikudega, kes on veel elus, mitte surnud kunstnikutega, aga kellegiga, kes hetkel räägib ühiskonnaga. Ja loodan, et saan õpetada neid mitte ainult kuidagi oma tundeid väljendada läbi kunsti, aga õppida neid teise tunded kuidagi lugeda. Ma arvan, et ikkagi on olemas selline nii-öelda alge või et sa sünnid mingi teadmisega, või sinus on mingi potentsiaal kellekski saada. Ja ma arvan, et ikkagi juba üsna väiksest peale oli mingi tunne, et õpetajaks saamine võiks olla midagi, kuhu poole ma võiksin liikuda. Ja praegu olen selles suunas nagu neid samme astunud ja tundub, et see on see tee, kuhu nagu teel olin või kuhu ma olen tahtnud nagu jõuda. Et selleks kulus küll 38 aastat, aga tundub, et see võiks olla see koht. Mina arvan, et olla õpetaja tuleb olla sellepärast, et Eesti lapsed ja noored, nad on ikkagi meie tulevik. Ja praegu meie haridussüsteemis kahjuks on selline probleem nagu tööjõupõud. Ja mina isiklikult tunnen, et see on minu kohustus tulla appi, sest mind on ka õpetanud suurepärased õpetajad, kes on nii palju energiat kulutanud selle peale, et ma lihtsalt pean seda tegema.